mõtlesime, et lähme Berta ja Katiga Nõvale, teeme seal väikse matka. Vihma natuke sajab, aga no mis siis ikka, paremat ilma ei ole võtta kuskilt. Et teeme mingisuguse, käime seal on niuke matkarada. Ma arvan, et see on mingi 10 või isegi 15 kilomeetrit. 2-3 tundi saab lihtsalt kõndida Berta ja Katiga. Võtame Berta ka, saame ilmselt märjaks, aga mis siis ikka. Sest seal on nagu hull pilv. Berta on juba autos valmis. Ootab Berta. Ootad ja? Kati kohe tuleb. Oota. Kohe tuleb. Kohe lähme, ära tule välja. Kati on meil autojuhtana jälle. Kati on autojuht. Berta on kaardilugeja. Sina oled dokumenteerija. Mina olen dokumenteerija. Niige vihm saab. Hullumeelsed olema natuke. Nii et siukse ilmaga lähme kuhugi mere äärde tormi kätte. Ole hullu. Naabri tädi tuli hommikul meile ja ütles, et I am back. Nii et ta on 81 aastane. Me veel magasime, siis ta juba koputas meile ukse peale ja ütles, et ta on tagasi. Et ta on elus ja tagasi. Et ta oli oma korteris karantiinis selle 4 kuud. Nii kaua? 4 kuud, jah. Ma ei tea, mis siis veebruaris saabki. Ot. Jaa, aga 81. Siit hakkame nüüd ära keerama. Hakkame keerama, kas nüüd kohe või? Ei, veel edasi. Esimene võimalus paremale. Berta. Jah, Berta, kas sa oled valmis või? Lähme juba, ütleb Berta. Üldse? Jah. Lähme. Berta! Lähme. Lähme! Lähme. Luik oli vist natuke tige, tal olid kuskil pojad. Nojah, seal oli see inimese sittumise märk ka. Ja nad on siis unni teinud siia kõvasti. Täna ei tohi. Märk on vaja panna.
kõva tuul. Luksvärk oli, isegi paber oli. Väga palju inimesi ei ole näinud, on ju. Praegu paar tuli vastu. Ja siis seal saunaalal olid inimesed. Ja siis seal vaatetorni juures olid inimesed. Siin on täitsa tühi. See nagu peaala. See peapuhkeala on täitsa tühi. Täna on pühapäev. Siin võiks olla ju inimesi tegelikult. Aga Tallinnas sadas vihma, nii et seal põhja pool sadas vihma. Sellepärast võib-olla ei ole kedagi. Siin päike paistab ja tegelikult on väga mõnus. Ja nojah, seal selles väikestes kohtades olid inimesed. Seal järve ääres, ka Allikjärve ääres. Aga siin ei olnud küll kedagi. Vähe inimesi. Mingi paar inimest ainult, ühesõnaga. Tore. Ma ei tea, kas see on tore. Kui inimesi ei ole, siis on tore. Võib-olla on just siis tore, kui inimesi on. Üldiselt on nagu on. Berta, kas sa oled väsinud ka või? Berta, oled väsinud või? Oled Berta väsinud või? Bertal on kõige väiksemad jalad ja me oleme, ma arvan, mingi, ma ei tea, 10 võib-olla ei ole käinud läbi, aga mingi 7 kilomeetrit oleme küll kõndinud. Seal liiva sees on ka pehme peal nagu päris hea trenn. Vot. Aga lähme auto juurde nüüd, meil on siit ka veel minna mingi, ma ei tea, pool kilomeetrit vist. Isegi rohkem võib-olla. Saigi läbi meie merereis. Ma ei tea, oota, ma vaatan, palju me siis, mul oli sest ju äpp käis ju. Äpp käis. Palju siis käisime läbi. 6 kilomeetrit. 5,9 hoopis. Ei olnud mingit 10 kilomeetrit. 5,9. Tund ja 49. Vahepeal sõime šokolaadi ka ja jõime vett ja malutasime niisama. No tore käik. Pühapäev on tore päev. No, võt. Mina sõidan või? Ma võin sõita. Kati sõidab. Jõuame kodu poole tagasi. Meil on siin korralikult pilven ikka. Kell on 5:30 hakkab saama. Katil lubas sauna kütte panna. Lubasid jah? Paneb puid alla kõvasti. Okay. Nii ongi õhtu kätte jõudnud. Mis kell on? Kell on mingi 8 vist. Me läheme sauna ja pühapäevale saun on täna. Et saab veel leili võtta enne magamaminekut. Vot siuke pühapäev. Nii et
kohtume järgmine nädal. Homme on esmaspäev. Nii et jätkame samas vaimus. Okei, tšau. No siin on juba 100 kraadi sees, võib lavale tulla.